See on mu telefon ja just täpselt siin telefonis on kirjas küsimused, mida ma palusin teil küsida mul Facebookis, millele ma nüüd siis hakkan vastama. Alustame. Nii, esimene küsimus. Mida ma kavatsen teha peale põhikooli? See oli just täpselt minu elu. Igastahes, peale põhikooli on mul hetkel plaanis minna gümnaasiumisse. Ma proovin saada enda praegusesse kooli sisse. See ei saa lihtne olema, aga eks ma hakkan sellest õppima siis. Igatahes ja peale gümnaasiumit siis ma tahaks minna kuhugi filmikooli või praegu on plaanis BFM, aga no võib-olla see muutub kunagi, kes seda teab. Nii, järgmine küsimus või küsimused on, kui pikk sa oled, suurim hirm, kas sa oled pigem kuulaja või rääkija, millisena kujutad oma unistuste reisi? Ma olen 183 cm pikk, ehk siis see on 1 meeter ja 83 cm pikk. Puhtjuuslik ei koolis ei käi. Suurim hirm. Arvan, suurim hirm on see, kui jääda täielikku üksindusse niimoodi, et absoluutselt mitte midagi ei ole, mitte kedagi ei ole ja lihtsalt igavleda ja mitte midagi teha. See on päris kohutav. Pigem kuulaja rääkija, pigem kuulaja. Millisena kujutate oma unistuste reisi? Unistuste reis peab olema unistuste inimesega esiteks. Üksi ma väga reisida ei soovi. Ja ma ei tea. Ma ei ole mitte kunagi mõelnud selle unistuste reis. Ma tahan lihtsalt USAsse minna. Viige mind USAsse, on juba unistuste reis. Kes viib mind USAsse siis? Temaga juhtub midagi. Midagi head. Midagi toredat. Kõige ägedam mälestus sellest suvest. Ossa Jeesus. Üks hea mälestus, mis ma praegu kohe pähe hüppas, on see kord, kui ma sain esimest korda kogu selle YouTube'i kambaga kokku ja kõik sõpradega saime kokku ja käisin väljas, käisin bowlingus ja igast sihukest olime sealt koos. See oli lahe. See on üks parimaid mälestusi, mis veel. See suvi on nii igav olnud. Ma ei ole peaaegu midagi teinudki. Nagu, ma olen lihtsalt mingi nosinud oma videote kallal õrnalt ja mingi YouTube'ide kallal õrnalt ja kõige parem hetkel oli lihtsalt uute inimeste kohtamine ja videote tegemine. Mitte midagi rohkem teinudki. Nii, järgmine küsimus, mis trennides ma olen käinud? Alustame kohe algusest. Kunagi lasteaias oli mingi siuke imevidin nagu mingi poistetrenn, see lihtsalt üleüldiselt tegime kõike. Siis järgmine oli peotants. Ja. Nii, isa helistas. Kolmandaks peale peotantsu ma läksin jalkasse. Siis ma läksin ujuma, siis ma läksin taekwondoosse. Peale taekwondood ma läksin purjetama. Jaa, mul oli taekwondo ja ujumine samal ajal ja siis ma läksin purjetama peale seda. Ja peale purjetamist ma läksin breiki ja peale breiki olen ma nüüd siin. Siin istun ja ei tee mitte mingisugust trenni. Ma räägin, näed vaadake, lihast hakkad juba siin ära kaduma mingi. Peab trenni minema. Nii siis, järgmine küsimus on, kas ma loen raamatuid või raamatud ja mis on mu lemmikraamat? Kas ma just silusin kulbe samal ajal, kui ma ütlesin seda või? Igatahes ma loen raamatuid vähe. Enamus seda kohustuslik kirjanduse juura, seda ma lugeda ei viitsi, sest enamus kohustuslikku kirjandust on lihtsalt puhas. Ma ei hakka sõna ütlema. Aga muidu, kui on vaba valiku midagi, siis ma loen. Siis ma tavaliselt on lugenud, sest siis ma ei tea, keegi kas soovitab mingit head raamatut või ütleb nii võib-olla neid häid raamatuid. Ja mis mul lemmikraamat siiamaani on olnud, mul on vist 2 raamatut, midagi siukest, mille lõpus nagu ma olen läbi lugenud, siis ma olen lihtsalt nagu vau, see oli hea. Üks oli, mõlemad on laste raamatu, ma ütlen ära. Ma olen multikate fänn ja kõigi siuke fänn, ma olen nagu väike laps veel.
aga üks oli poiss, kes ujus piirajadega, vist midagi, mingi siuke nimi oli. Ja teine oli see suur sõbralik hiiglane, mida te nägite kinos just. Need olid minust 2 siuksed, mis tõmbasid kasti lahti, kui lõpetasin see lugemise. Kellena ma väiksena saada tahtsin? See on juba hea küsimus. Mul peaks olema kuskil üks raamat alles. Oota, ma koodin raamatu. Okei, ma ei leidnud seda raamatu, mida ma otsisin. Ma otsisin oma lasteaia lõpetamise raamatut, kus oli kirjas kõik, kelleks ma saada tahtsin ja kõik. Aga ma leidsin midagi muud selle asemel. Leidsin hunnikud pabereid. Wow! Kus on, näed, minu jalad. Need kõik siis, kui ma olin 8-aastane. Siin ei olnud midagi näha, aga vaata. Just see, mida ma teile näidata tahtsin. See olen mina. Just see olen mina. Aga see, mis ma teile näidata tahtsin, on tegelikult see. Tšekkige seda. Mu perepilt. Kunagi ammu. See on mina. Vist mingi 7-8-aastane siin. See on mu papa, mamma, Grete ja Germo. Nice. Igatahes, nii. Ma olin kunagi enda kohta kirjutanud siin paar asja. Ühe paber peal on, mis mulle meeldib teha. Ja teise paber peal on minu informatsioon. Igatahes, näed. Ma olen 8-aastane. Ma kaalun 31,3 kilo. Ma olen 133 centimeetrit pikk. Ja see on kirjutatud siis 31. märts, ma arvan, 2008-2007. Ja siin paber peal on kirjutatud, mis mulle meeldis teha. Arvutimänge mängida, raha koguda, rattaga sõita, laulda ja respekt on siia alla kirjutatud. Ma ei tea, miks ma selle siia kirjutasin. Arvutimänge mängida, raha koguda, rattaga sõita ja laulda. Nüüd teate, mis mulle meeldib teha. Aga lähme tagasi selle eelmise teema küsimuse juurde. Ma ei mäleta, mis see küsimus oli, kas keegi tuletaks selle mulle meelde. Kelle on väikse saada tahtsin? Arvatavasti me kõik oleme väiksed. Kõik poisid on soovinud saada politseinikeks ja sõduriteks ja lennukjuhtideks ja pilootideks. Mäletan kunagi ma tahtsin saada, mis oli rekkautode parandajaks. Ei, rekkate parandajaks. Ma ei tea, kus see mõte mul tuli, aga soovisin saada. Üks fun fact. Seda ei ole kõik küsinud, aga üks mu hirme kunagi sel ajal olid kaamerad. Ma ei julgenud kaameras olla, ma ei julgenud seda teha, mida ma praegu teen siin. Arvates sel hetkel ma ei saanud mõelda ka, et ma kunagi seon ennast mingisuguste kaameratega või mingi enda lindistamisega. Aga no võt, näete, kui elu toob. Nii et järgmine küsimus. Millise välismaa YouTuberiga ma sooviksin koos video teha? See oleks kas Pussitube või Roman Atwood. Need on 2 siuksed, kellega ma tahaks jube video koos teha. Kõik pöidleb pihku, et kunagi võib see juhtuda. See oleks räigelt kõva, ma ei tea. Siis on küll minu kõik unistused täidetud, siis ma ei soovi elult mitte midagi enam, siis ma võin rahulikult surra. Kui see juhtub. Mida ma teeksin, kui mul oleks ainult 1 päev elada jäänud? Ma arvan, ma võtaks kellegi väga-väga kalli. Läks teeks temaga midagi väga-väga lahedat. Ja kulutaks kõik oma raha selle 1 päevaga ära. Näiteks ongi, et midagi väga-väga lahedat on näiteks võtan kõige kallim inimese, lähen, ma ei tea, lennuki peale ja lähen USA kohal näiteks, hüppan lennukist välja langevarjuga ja maandun, ma ei tea, kuhugi rannale, siis lähen, ma ei tea, surfama siin samma rannale. Peale seda, ma ei tea, ma söön kõige suurema portsu söök üldse ära, mida ma kunagi söönud olen. Ja ma ei tea. Ja siis väga kalli inimesega midagi väga võimsat, see on vist viimane asi. See on vist, mida ma teeksin, kui mul 1 päev elada. Mis on kõige lollim asi, mida ma kunagi teinud olen? Kõige lollim asi, mis ma kunagi teinud olen, on, ma arvan, see hetk, kui üleüldse kogu minu YouTube ja kõik hakkas tasekesti tõusma nii umbes aasta tagasi, siis no, ma olen laps. Siis ma kaotsin aju, onju. Ja siis kadus ka nii-öelda hoolimine teistest inimestest. Ja siis sel ajal ma kaotsin päris palju väga-väga lähedasi inimesi. Ja arvates see kõige lollim asi, mis ma elus teinud olen, on see, et ma unustasin hoolida inimesest, kellest ma hoolin kõige rohkem siin maailmas. See on kõige lollim asi, mis ma elus teinud olen. Ükskõik miski muu ei ole nii lolli kui see, mida ma tegin. See on ulme. Enam ei ole midagi teha, see on tehtud ja tegusid tagasi võtta ei saa. Aga suured tänud, et vaatasite seda videot siiamaani.
nagu te pealkirjast arvatavasti nägite, siis mul on teile midagi välja loosida või giveaway teha või midagi, ma ei tea, kuidas iganes te kutsutate seda. Aga nii nimelt, nagu paljud teist arvatavasti juba teavad, siis mina ja minu 5-6 head sõpra teeme koos suure ürituse, kus me kõik esineme seal on kava. Lisaks peale esinemist saate meie kõigi kohtuda, teha mida soovite. Lihtsalt lõbu. Ja mul on sellel üritusel ära jagada 2 tavapiletit ja kõik, mis sa selle saamiseks tegema pead, on mine minu Instagrami. Selle lingi ma panen arvatavasti sinna descriptionisse alla ja ma kirjutan selle kuhugi siia ka. Ja mine minu Instagrami, no follow mind, see oleks tore, aga iseenesest sa ei pea seda tegema. Aga mine minu viimase pildi juurde, vajuta seal like, seda ka tegema ei pea, see on lihtsalt, kui sa soovid hea inimene olla. Aga mis tegema pead on kirjuta selle pildi alla kommentaaridesse või tagi sinna alla kommentaaridesse inimene, kelleks tuleksid selle show'd vaatama või kelle sa annaksid selle teise pileti, mille ma ära jagan või lihtsalt oma hea sõbra, sõbranna, õe, venna, ema, isa, vanaisa, kelle iganes. Lihtsalt tagi see keegi sinna alla ja kelle koos tuleks seda vaatama. Ja ma arvatavasti loosin selle või teatan võite välja sel nädala jooksul nüüd. Ehk followge mind igal pool sotsiaalmeedias, kõik on arvatavasti seal all ka. Ja siis te saate teada, kas just sina võitsid või äkki võitis su sõber, kelle sa tagisid. Aga seniks näeme järgmises videos, mis tuleb õige pea. Ma loodan, et ma leian aega ja ma teen järgmise video võimalikult siva, sest mul see 1 nädal siin vahepeal jäi kuidagi vahele ja kuidagi halvasti läks see vahepeal. Aga olge nii kaua muhedad, kuni järgmine video tuleb. Mul oli siin just üks küsimus ka, et kas sa tegelikult ka laavid meid kõiki, nagu sa iga oma video lõpus alla kirjutad. Jah, ma laavin teid kõiki, kes seal taga olete, sest ilma teieta ei oleks see, kes ma praegu olen. Ilma teieta ma oleks arvatavasti mingisugune tolgus, kes lihtsalt istub arvuti taga ja ma ei tea, mängib videomänge, nagu tänapäeval enamus kõik on. Aga tänu teiele ma teen midagi, ma teen oma eluga midagi. Tänu sellele seal ma jõuan juba nagu internetist, olen jõudnud juba kaugemal, nagu näete, me teeme ürituse. Ma ei tea, asi hakkab ilmetama. Ja see kõik tänu teile, kõigile, igale ühele, kes seda videot vaatab. Aga igatahes, olge nii kaua muhedad ja näeme järgmises videos ja ma ei oska mitte midagi öelda. Õnn kaasa piletite võiduga. Ja üks päkapikk rääkis mulle, et võib-olla keegi Gregor Lillemets jagab ka VIP-pileti välja mingi hetk. Nii et jälgige igal pool sotsiaalmeedias, et äkki ta kuskil jagab ühe VIP-pileti ka välja. Aga seda ütles päkapikk, mitte mina. Te ei ole minu käest seda kuulnud? Ei ole kuulnud? Korras. Näeme järgmises videos ja tšauks-pauks. Olge muhedad. Nii. Ma olin kunagi enda kohta kirjutanud siin paar asja. Ühe paber peal on, mis mulle meeldib teha ja teise paber peal on minu informatsioon. Igatahes näed, ma olen 8-aastane, ma kaalun 31,3 kilo, ma olen 133 centimeetrit pikk ja see on kirjutatud siis 31. märts, ma arvan, 2008-2007 ja siin paber peal on kirjutatud, mis mulle meeldis teha. Arvutimänge mängida, raha koguda, rattaga sõita, laulda ja respekt on siia alla kirjutatud. Ma ei tea, miks ma selle siia kirjutasin. Aga arvutimänge mängida, raha koguda, rattaga sõita ja laulda. Nüüd teate, mis mulle meeldib teha. Aga lähme tagasi selle eelmise teema küsimuse juurde. Ma ei mäleta, mis see küsimus oli, kas keegi tuletaks selle mulle meelde. Kelle on väikse saada tahtsin? Arvatavasti me kõik oleme väiksed. Kõik poisid on soovinud saada politseinikeks ja sõduriteks ja lennukjuhtideks ja pilootideks. Mäletan kunagi ma tahtsin saada, mis oli rekkautode parandajaks, ei, rekkate parandajaks. Ma ei tea, kus see mõte mul tuli, aga soovisin saada. Üks fun fact. Seda ei ole kõik küsinud, aga üks mu hirme kunagi sel ajal olid kaamerad. Ma ei julgenud kaameras olla, ma ei julgenud seda teha, mida ma praegu teen siin. Arvates sel hetkel ma ei saanud mõelda ka, et ma kunagi seon ennast mingisuguste kaameratega või mingi enda lindi. See on mu telefon ja just täpselt siin telefonis on kirjas küsimused, mida ma palusin teil küsida mul Facebookis, millele ma nüüd siis hakkan vastama. Alustame. Nii, esimene küsimus. Mida ma kavatsen teha peale põhikooli?
see oli just täpselt minu elu. Igastahes, veel põhikooli on mul hetkel plaanis minna gümnaasiumisse. Ma proovin saada enda praegusesse kooli sisse. See ei saa lihtne olema, aga eks ma hakkan seast õppima siis. Igatahes peale gümnaasiumit siis ma tahaks minna kuhugi filmikooli või praegu on plaanis BFM, aga no võib-olla see muutub kunagi, kes seda teab. Nii, järgmine küsimus või küsimused on, kui pikk sa oled, suurim hirm, kas sa oled pigem kuulaja või rääkija, millisena kujutad oma unistuste reisi? Ma olen 183 cm pikk, ehk siis see on 1 meeter ja 83 cm pikk. Puhtjuuslik ei koolis ei käi. Suurim hirm. Arvan, suurim hirm on see, kui jääda täielikku üksindusse niimoodi, et absoluutselt mitte midagi ei ole, mitte kedagi ei ole ja lihtsalt igavleda ja mitte midagi teha. See on päris kohutav. Pigem kuulaja rääkija, pigem kuulaja, I think. Millisena kujutad ette oma unistuste reisi? Unistuste reis peab olema unistuste inimesega esiteks. Üksi ma väga reisida ei soovi. Ja ma ei tea. Ma ei ole mitte kunagi mõelnud selle unistuste reis. Ma tahan lihtsalt USAsse minna. Viige mind USAsse, on juba unistuste reis. Kes viib mind USAsse siis? Temaga juhtub midagi head, midagi toredat. Kõige ägedam mälestus sellest suvest. Ossa Jeesus. Üks hea mälestus, mis ma praegu kohe pähe hüppas, on see kord, kui ma sain esimest korda kogu selle YouTube'i kambaga kokku ja kõigi sõpradega saime kokku ja käisin väljas, käisin bowlingus ja igast siukest olime lihtsalt koos. See oli lahe. See on üks parimaid mälestusi, mis veel. See suvi on nii igav olnud. Ma ei ole peaaegu midagi teinudki. Nagu, ma olen lihtsalt mingi nosinud oma videote kallal õrnalt ja mingi YouTube'ide kallal õrnalt ja kõige parem hetk oli lihtsalt uute inimeste kohtamine ja videote tegemine. Mitte midagi rohkemat teinudki. Nii, järgmine küsimus, mis trennides ma olen käinud? Alustame kohe algusest. Kunagi lasteaias oli mingi siuke imevidin nagu mingi poistetrenn, see lihtsalt üleüldiselt tegime kõike. Siis järgmine oli peotants. Siukest, mille lõpus nagu ma olen läbi lugenud, siis ma olen lihtsalt nagu vau, see oli hea. Üks oli, mul on ta lasteraamatu, ma ütlen ära. Ma olen multikate fänn ja kõigi siuke fänn, ma olen nagu väike laps veel. Aga üks oli poiss, kes ujus piirajadega, vist midagi, mingi siuke nimi oli. Ja teine oli see suur sõbralik hiiglane, mida te nägite kinos just. Need olid minust 2 siuksed, mis tõmbasid kasti lahti, kui lõpetasin see lugemise. Kellena ma väiksena saada tahtsin? See on juba hea küsimus. Mul peaks olema kuskil üks raamat alles. Oota, ma kohe tulen raamatu. Okei, ma ei leidnud seda raamatu, mida ma otsisin. Ma otsisin oma lasteaia lõpetamise raamatut, kus oli kirjas kõik, kelleks ma saada tahtsin ja kõik. Aga ma leidsin midagi muud selle asemel. Leidsin hunnikud pabereid. Vau! Kus sa näed minu jalad. Need kõik siis, kui ma olin 8-aastane. Siin ei ole mitte midagi näha, aga vaata. Just see, mida ma teile näidata tahtsin. See olen mina. Just see olen mina. Aga see, mis ma teile näidata tahtsin, on tegelikult see. Tšekkige seda. Mu perepilt. Kunagi ammu. See on mina. Vist mingi 7-8-aastane siin. See on mu papa, mamma, Grete ja Kermo. Nice. Igatahes. Jaa. Nii, isa helistas. Kolmandaks, peale peotantsu ma läksin jalkasse, siis ma läksin ujuma, siis ma läksin taekwondoosse. Peale taekwondood ma läksin purjetama, jaa. Mul oli taekwondo ja ujumine samal ajal ja siis ma läksin purjetama peale seda. Ja peale purjetamist ma läksin breiki ja peale breiki olen ma nüüd siin.
siin istun ja ei tee mitte mingisugust trenni. Ma räägin, näed, vaadake, lihast hakkad juba siin ära kaduma mingi. Peab trenni minema. Niisiis, järgmine küsimus on, kas ma loen raamatuid või raamatud ja mis on mu lemmikraamat? Kas ma just silusin kulbe samal ajal, kui ma ütlesin seda? Igatahes ma loen raamatuid vähe. Enamus seda kohustuslik kirjanduse juura, seda ma lugeda ei viitsi, sest enamus kohustuslikku kirjandust on lihtsalt puhas, ma ei hakka sõna ütlema. Aga muidu, kui on vaba valiku midagi, siis ma loen. Siis ma tavaliselt on lugenud, sest siis ma ei tea, keegi kas soovitab mingit head raamatut või ütleb nii võib-olla neid häid raamatuid. Ja mis mul lemmikraamat siiamaani on olnud, mul on vist 2 raamatut.